Tere, lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsuste liikmed, külalised, kätte on jõudnud selle koosseisu kõige viimane volikogu istung. Nagu ikka, palun telefoni lülitada siis häälete peale, et istung kenasti sujuks ja kõigil on volikogu liikmetel on laua peal kalender, võtke kaasa, välja jätud Urmas ja polnud. Et saate panna seina peale järgmise aastal ilusate piltidega kalendri. Aga tänane päevakord on meil siin ees. Kas on kellegi ettepanekuid, küsimusi? Ei ole, läheme siis. Et vallavalitsusel on ettepanek selle 5. punkti osas eelnõu, mis ma jään ikka saatest teile. Et see eelnõu läheb natukene muutmisele, kui oli viimases majanduskomisjonis, kui algul oli saadud, see oli üks numbri teema, et kehti räägib täpsemalt. Et tänase erakorralised siis tungid tuli see. Läheme siis päevakorra kinnitamise juurde, kes on selle poolt, et kinnitada päevakord sellise, nagu ta meil ees on, palun käega märku anda. Kõik on poolt, päevakord on kinnitatud. Esimene päevakorrapunkt, vallavalitsusel lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine, ettekandja Ott Valdma ja Mikk Vaarman. Palun. Tere minu poolt. Viisime maikuud läbi siis suure hanke katlamajades siis soojusteenuse tellimiseks. Hange kuhtus. Kiire on meil Kivi-Vigalaga, et katlatühte seal nii-öelda läks töölt ära ja siis selle katlatühtina on nagu kahtlane, et selle talve nagu üle elada. Ja seetõttu me tegelikult küsisime hinnapakkumised selle rendi katlamaja võtmiseks. Ehk siis katlamaja võtmiseks pluss kütus ja kõik kulud kokku. Kuna see ületab meil hetke eelarve võimalusi ja osad kulud lähevad tegelikult ka järgmisesse aastasse, siis seetõttu on vaja selle jaoks vallavolikogu nõusolekut. Kas on küsimusi? Joo. Palun. Et sa ütlesid ilusti, et maikuus tegite esimese riigihanke ja nüüd see luhtus. Või siis ta luhtus ja nüüd te tulete oktoobri volikogusse, et nüüd on kiire. Mis ülenda tegite? Kuna tegemist oli rahvusvahelist piirmäära ületava hankega, see hankelepingu maksumus on üle 1,3 miljoni euro, siis tegemist on teenusega ka, et oli rahvusvahelise piirmääraga, et ta pidi üleval olema seal üle kuu aja. Siis meil oli vaidlustus, siis see vaidlustus rahuldati Vakko poolt. Vakko kaasal oli tegelikult üsna pikalt seda venitas. Ja kokkuvõttes see hind, mis meil siis nii-öelda teisel pakkujal oli 370 000 eurot plus käibemaks kallim. Et seetõttu me pidime selle siis nii-öelda tagasi lükkama. Nii et see megavatt-tunni hind lihtsalt oleks olnud ka Kivi-Vigala puhul praegult hetke hinnast umbes kolmandiku võrra kallim. Nii et tegelikult me ei ole venitanud, me oleme täpselt niimoodi teinud niimoodi nädalasse sellele asjaga tegelenud. Tegelikult me teadsime, et see vorst on juba 1,5 aastat tagasi, et oli kõik. Päris nii vist ei olnud. Oli. No, mina tean, minul seda infot ei olnud ja kui ta kukkus siin millalgi, ma ei suuda Detsembri 30. detsembri. Jah, nii et selles mõttes jah. Et oli teada, et on vaja, on tegutsetud pidevalt, et vastu teevad. Siis teine küsimus on, et miks ühtegi majanduskomisjoni ettepanekut arvesse ei võetud? Et me tegelikult päris palju häid ideid panime. Praegust te tulete eelnõuga, kus te tahate lihtsalt 47 000 ära maksta. Mida ära maksta? Sellega ei ole päriselt niimoodi, kui me jagame selle teenuse hinna nüüd megavatt-tunni hinna peale, siis hetke seisuga, mille teada oleva siis kütusekuluga, planeeritud kütusekuluga tuleb selle soojuse hind umbes kuskil natuke üle 100 euro megavatt-tunni kohta pluss käibemaks ja me hankel saime selle hinna SVN energia hind oleks olnud kuskil umbes Vigala puhul umbes üle 130 euro. Et tegelikult me ei raiska raha, see tuleb meile kokku võttes soodsalt, kui oleks juba võtnud eelmisel hankel tulemusel ära kinnitanud. Küsimus on, et me võtame täna rendiks 7 kuuks selle katlamaja. Jah. Mis edasi saab? Edasi on vaja uus hanke teha ikkagi. Kevadel teeme uue hanke. Kevadel? Jah.
või talvel. Nii et kevadel võib-olla lisan selle juurde, et Andresele sellele, et septembri alguses meil tuli alles vahva otsus, septembri keskel me lükkasime pakkumised tagasi, kuna nad ületasid ja siis oli veel lootus, et me saame selle kütteperioodi veel selle katlaga ära, aga meil oli ka valitsuses juba siis, kui tekib kriitiline olukord, siis me peame sinna ajutiselt konteinerkatlamaja kuni selleks kütteperioodi lõpuni tegema. Et jah, nüüd tuleb uus hange ja järgmisest kütteperioodist peaks olema siis uus lahendus. Palju täna eelarves on küttekulud Kivi-Vigala koolile ja lasteaedadele? Ma ei ütle sulle seda praegu peast, aga täna on meil ostetud Kivi-Vigala kooliga, kohe tuleb, võib-olla oskab öelda selle palju on koolile küttekulud, me ostsime just kivisütt tegelikult selle, aga selle kivisöe saab ka ära realiseerida. Et hetkel, et me saaksime toimiva kuna lasteaed ja kool on seal mõlemad tagasi, siis me peame ikkagi tagama selle, et lastel oleks seal suve. Seega muidu kuulete, mis te räägite, me täna tuleme volikogusse, tahame konteinerkatlamajat osta, siis sel nädalal ostame kivi. Ei, me ei ole sel nädalal ostnud. Sa ütlesid just osta? No, kütteperioodi alguses, jah. Kui veel katlamaja toimib. Täna toimib selles mõttes, et... Kas see katlamaja üldse on see kütteperiood töötanud? Koolijuht ostab ka... Koolijuht ütleb, aga tegelikult oligi, et osteti valmis, oli mõte, et ikkagi see vana osa peab vastu, kuna seal mis iganes juhtus, katlakütt läks ära, suure katla peale ei saa välja minna, kuna see on vene katel, kui seal üks ribi kukub, on see 400 kilovatine nii-öelda katel õhtal ja see, mis väike tipukatel, seal on 100 kilovatine, see on nagu, see kestab 2-3 päeva külma ilmaga ja siis on niikuinii maja küll. Nende asjade peale ei saanud lihtsalt välja minna. Pluss see vorstalugu, ja küll sa ütled, see oli varem teada, see, et ta seal eelmine aasta maha sadas, siis pärast näitas, milline ta tegelikult on, et see seisab püsti ainult väliskesta ja tugevduspiraali najal, ega seal rohkem sees ei ole. Jah, aga noh, mis palju varemalt miks midagi tehtud, siin mina olen su vastus võlgu, aga täna lihtsalt asjad on kiire. Taktika on see, et me venitame seda kumbi nii kaua kui saab ja siis me tuleme nüüd volikogusse nipsust, et nüüd on vaja otsustada, et nüüd me oleme käppuli. Et tegelikult me võiksime seda protsessi tulevikus vähemalt nagu kuidagi varem planeerima hakata, et saaksime kõik asjad nagu normaalselt. Koostööd planeerima. Bürokraatia aparaat on selline, kui võimalus on üks teiseks, siis me teeks varem nipsu, eks ju, valitsuse tasandil, aga kahjuks ei võimalus. Täna me planeerisime seda juba ju kevadel, me läksime katlamaja hangetega välja, mis oli ka volikogust läbi käinud, olid seal ka teised katlamajad ja kõige kriitilisem. Täna Ott ütles ilusti ka, et järgmise hanke me teeme kevadel. Me võiksime seda hanket tegema, me ei pea tegema. Jah, ma vabandan, et Ott selliselt ütles, nii nagu ma majanduskomisjonis me peame hankega kohe alustama, et me saaksime kevadest ehitama hakata, kui veel tekib mingisuguseid kriitilisi situatsioone siin vaidlustamise või muu asjaga, et ei saa jätta tõesti, sellega ma olen sulle nõus hankeid viimasele minutile. Aga selleks tuleb uuesti volikogu küsida nõusolek ja uue koosseisu nõusolekut tullakse ka esimesel istungil või teisel istungil, kui on juba uus vallavalitsus töös, kes siis iganes peab seda küsima, et järgmises kütteperioodis oleks juba õige lahendus. No selline küsimus, et kui nüüd see konteinerkatlamaja sinna, see otsus tuleb ja asi, et millise ajaakna jooksul see sinna üles saab, et mis vahepeal selle perioodil siis saab, et kuidas see soojalahendus on organiseeritud. Täna võib koolijuht ka kõrvalt öelda, täna on kütmine toimub selle tipukatlaga. Soe on sellises mahus sees, järgmine nädal on kooli vaheaeg, täna on tarnija öelnud, et 2-3 nädala jooksul on katlamaja püsti. Et leping sõlmitakse sellega, kes täna siis vähempakkumise tegi, siis temal on ka variant veel, et ta lükkab sellele tipukatlale ette põlevkivi õli põleti, et ei ole seal kivisütt vaja vedada nii kaua, kuni ta konteineri üles saab. Seda sama asja ma pakkusingi teile majanduskomisjonis, ütlesin, et kui katlad ei ole puruks, et põletid on võimalik ukse kaane külge panna ja seda kasutada, et kas tõesti asi on nii hull, et nüüd ei kestaks need nüüd selleni, et me jätaksime selle vahepealse variandi ära, et paneme põletid ette mõlemale katlale, kuna nad ei ole lõhkenud, nad on terved ja siis kütame sellisel viisil selle talve ära ja teeme kõik ühe korral. Kui see tehniliselt võimalik on, seda ei oska täna ju öelda, mis seisus see suur katel on. Selle vana katte kohta ma ei oska öelda, selle uuel on peaga tema võimsus on, ütleme nagu võtsin 100 kilovatti niivinnabi konteinerkatlama täna 400 peaks olema. Kui ta konkreetselt ei jookse, siis on see võimalik, sest et põlevkivi
tuli on natuke teine kui põlevkivi tuli. Kõik nõus, aga selle suure katlaga siseruum on suur, et ju, kui suur teadse tasategur on ja kui see ulatub see kolle. Seda pannakse ekraanid vahele. No mida iganes, aga need ka kõik maksavad, kui need pannakse ja välja mõeldakse. Või üks kommentaar siia tähendab sellele, et mispärast ei tellitud neid põleteid, et tegelikult see oli kooli enda hinnang ja soov, et sinna tuleksid kiiresti konteiner katlama ja et see korsten ikkagi, millest on siin juttu olnud, see tegelikult ei tööta nii, nagu ta peab töötama. Siin ei saa tegelikult praegu mingisuguse suurema koormusega nii-öelda kütta ka. Ei, vaadake, põlevkivi pannab rohkem suitsu ja gaase asju kui kütuse põlemine. Kütuse põlemine põleb nii puhtalt, et seal ei peagi üldse kostet peaaegu, et olema. See on väga. Selles mõttes tegelikult nende ettevõtetega on suheldud ja kui SV Energia ka pakkus välja mingisuguse muu lahenduse, nad ilmselt teavad rohkem kui meie siin lauaras. Meil on nüüd päevakorras punkt, et hääletus, kas me toetame seda eelnõud või ei ole, et läheks hääletuse juurde ja läheks päevakorraga edasi. Et see detailide arutamine on nagu spetsialistide töö kuskil teises komisjonis, mitte volikogu istung. Me saa lausrumalustega ka ju kaasa minna. Sinu võimalus on hääletada. Teeme siis, kas on veel mingis küsimus? Ega me seda siin ära ei lahendada. Ei ole. Osavalakogu? Majanduskomisjon? Majanduskomisjon, kuna oli viimane istung, siis me praktiliselt ühtegi otsust vastu ei võtnud, saatsime kõik volikogus otsustamiseks. Selge. Kes on valla valitsuse lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmise poolt, palun käega märku anda. 14 on poolt, kes on vastu? Nimelised kirja. Otsust võetud. Võib minna. Järgmine päevakorrapunkt, vallavalitsuse hankelepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine. Ettekandja Villu Varr, palun. Tere siis veel kord kõigile volikogu liikmetele. Et on Sillaotsa talumuuseumil mure kaelas ja tegelikult see on juba üsna pikka aega. Sellest olukorrast juhataja, kes täna siin meil ka istungil viibib, võib lähemalt rääkida. Aga konkreetselt mure on siis tualettruumide, ütleme siis puuduses. Ma pean silmas tualettruume, mis vastaksid siis tegelikult kaasa nõuetele ja mis ühe asutuse normaalses toimimises etendab ikka väga suurt rolli, et kas inimesed tunneksid seal ennast mugavalt ja ilma probleemideta. Miks see nüüd praegu tuli siis päevakorda just, et kui probleem on pikemalt üleval olnud, siis tegelikult ma arvan, et volikogu liikmed on ka sellega kursis, et meil oli sinna Sillaotsa talumuuseumisse kavandatud suurem investeering, mis paraku rahapuudusel ikkagi siin lähiajal siis lõpule ei viida ja vallavalitsus on prognoosinud, et see võib ka aega võtta siis oma täismahus selle lõpule viimine isegi võib-olla 3-4 aastat ja ei ole õigustatud, et me siis ühe tualettruumide taga peame nii kaua siis ootama. Ja seepärast tuli siis selline ettepanek, et tualettruume on võimalik ka rentida või osta siis soojakutena. Ehitusinsener võttis pakkumised siis mõlemale nii rendivariandile kui ka väljaostmisele ja lõpuks arutades neid erinevaid variante oli ehitusinseneri enda ettepanek välja osta see tualettruum ja soojakus siis. Seal on siis sees ka duširuum ja neid on siis 2 tükki ning ostmise variandi kasuks
otsustati ka seetõttu, et ütleme, nad hinnad tulevad lõpuks siis soodsamad, kui arvestada nii pika perioodiga, nagu ma enne mainisin. Ja tulevikus, kui neid tõesti enam rohkem vaja ei lähe, siis on neid võimalik ka müüa ja pakkuda kellegi teisele. Et sellest siis kujunes niisugune ettepanek. Kas on küsimusi? Mul on Kalju siin. Või kui juhataja ise soovib midagi öelda? Ma küsin Kalju käest, et vaata, me oleme siin vetsu teemal ammu nagu rääkinud, et kas sa arvad nüüd, et kui me neid vetsu paneme, et siis on nagu kas selle taga nüüd on probleem, et inimesed ei käi või me lihtsalt, see on niisugune arutelu koht praegu? See on üks probleem. Kas seda on kohe öeldud, eks ole, me ei tule, kuna tualetti ei ole? Just, seda on meile öeldud ja need on lapsed, eks ole, kes on meie selline eelistatud sihtmärk ja need on välisturistid, kes oleks rahaliselt väga vajalikud meile. Ja need on täitsa öelnud, et nad ei tule meile juba mõnda aega tagasi. Seal on väljavastu võimalusega hange oli, kas oli ka pakkumuses märgitud ära, mis vanuse klassis peavad need ühikud olema? Et kui vanad või? Jah. Kahjuks ei saa praegu küsida, et ma nüüd ei mäleta, kuna ma ise otseselt hankega ei tegele, et mis tekst seal täpselt oli. Sest et väljavastu hinna väga suur osa sõltubki sellest, et mis vanuses asjaga tegemist, et on ta uus asi, on ta 5 aastat vana, on ta 15 aastat vana või tõenäoliselt sealt esimesest reast võib tulla ka 20 aastat vana eksemplari. No me ise oleme rääkinud ikkagi uutest, et ma ei tea, kas tõepoolest ma ei julge väita, et mingid muud mõtted kellelgi olid. Kuna tegemist on rendiühikutega, siis see tegelikult tuleks enne veel ära täpsustada sellel, sest et see väljavastu puhul on seal päris suur erinevus. Me jätame spetsialistidele selle otsustada kohti sisu juurde. Aga Aavo Lumi, palun. Minu küsimus ka seoses ikkagi selle kui käimla kasutamistega, et äkki ikkagi rendivariant oleks olnud mõistlikum pärast seda, kui te nagu ütlesite ka, et läheb veel võib-olla müügiks. Tunnistame ausalt, kes ikkagi 20 aastast kasutatud niisugust maja nagu tahaks osta või asutust. Et kes need arvutused tegi, et odavam variant on ikkagi see, et välja osta? Need olid pakkumistest välja. See on kirjas uus. Jaa, pakkumises on kirjas uus, jah. Vabandust, kui ma võin öelda, sest mina tean ka, et on uus seepärast, et hanke puhul öeldi just, et me peame nad muretsema, et neid ei olnud hetkel. Nii et nad minu teada on ka uued, jah. Aga ekspluatatsioon jääb ikkagi siis nagu omanikule. Selles mõttes, mida selle ekspluatatsiooni ma mõtlen seda, et tühjendamised ja räägid, te ju teate küll, et niisugune probleem oli kalmistu pisikese kendunud. Need ei ole sellised tualetid, need on ikkagi soojustatud konteinerid, kus on, ja nagu te mäletate, me tegime sellel aastal investeeringu silla otsale uue vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehituseks, kus on biopuhasti, seal on ikkagi veeklosetid ja soojustatud väikesed soojakud, nagu nad on ehitustel või kui olete käinud Pärnu rannas, siis on Pärnu rannas sellised konteinerid, ma ei oskagi öelda, näited tuua. Ja ta jääb ikkagi sinna paigale, sealt voolab kõik ise ära, keegi ei pea neid tühjendama. Ainuke ekspluatatsioon on koristus ja elekter ja siis on küte, on siis elektriküte seal sees. Tegu ei ole nendest plastikust puitadega. Rendiaeg on praegu arvestatud sinna kuni 4 aastat, sest praegu on näha, et seda õiget juurdeehitust ei tule. Selle aja peale muutub ostuhind juba soodsamaks kui renti maksta. Kui vaadata selle soojaku hinnaks küsitakse siin kuus 120 eurot, eks ju 240, korrutame kuudega läbi. Selle pärast oli ostu, kuna ma selle ehitasin selle kõrval, meil on neid asju koos ajanud. Et see on üks argument ka selle juurde. Majanduskomisjon. Majanduskomisjonile igal ütles, et peab saama. Tooleta sinna. Aga mis kujul, eks ole siis? Ma vist mainisin ka seda, et seal on ka dušš
duši võimalus, et see ei ole ainult siis WC. Ühes on duš ja WC ja teises on 2 WC-d. Nii et 3 WC kohta ja 1 duš. Ega seal kliendid ei hakka käima duši all. Nii, kes on vallavalitsusele hankelepingu sõlmiseks nõusoleku andmise poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt, otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, arvamuse andmine Mustu 7. liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnala taotluse kohta. Ettekandja Liina Valler, palun. Tere kõigile ka minu poolt. Aktsiaselts Tariston on Keskkonnaametile esitanud taotluse liivakarjääri avamiseks Vardimets 2 kinnistul Vajaka külas ja pindalal siis 24 hektarit ja selles otsuse eelnõus on 3 tingimuslikku punkti. Esiteks on ettepanek Keskkonnaametile algatada keskkonnamõjude hindamine ja seda põhjusel, et alates 25 hektarist on kohustus läbi viia keskkonnamõjude hindamine, aga kuna määralise pindala jääb alla 2,5 hektari ja samas Vajaka piirkonnas on 4 aktiivset määralist ja 2 kaevandajat, siis seda keskkonna koosmõju võib eeldada ja seetõttu on siis punkti 1.1 sõnastatud Keskkonnaametile siis kaalumise võimalus keskkonnamõju hindamise algatamiseks ja läbiviimiseks. Teise tingimusliku punktina on otsuse eelnõus salvkaevude seire vajalikkus, et Märjamaa vallas määraldisele lähim majapidamine asub circa 450 meetri kaugusel ja seetõttu on siis ettevaatusprintsiibina pandud punkti 1.2 Keskkonnaametile siis palve kaaluda salvkaevude seire panemist siis keskkonnaloale. Punktis 1.3 on aktsiaseltsil Tariston siis kohustus tagada olema terviseradade ja suusaradade katkematu kasutusvõimalus kogu kaevandamisperioodi vältel. Ja siis teises lauses on ka see vajalik koostöö teiste huvigruppide, spordiseltside ja RFK-ga. Ja punkti 1.4 siis tulenevalt punktist 1.3 on Taristonil siis kohustus kaevandada 2 etapis ja kui nüüd otsuse lisa, palun sinna ette võtad ja ikka palun otsuse lisa sinna kaardile, et siis on visuaalselt näha ka seda, et see maa-ala siis et esimene etapp jääks siis põhja poole ja kui siis aktsiaselts Tariston nii-öelda sealt materjali välja kaevab, siis saab suusarajad nii-öelda sinna paigutada, terviserajad, ja siis talle asub etapp teist teostama. Ja selline kokkuleppe sündis sellisest kohtumisest, kus oli Märjamaa valla ametnikud, suusaklubi Orhivar ja aktsiaselts Taristoni esindajad. Et kaevandaja siis leidis, et see võiks olla selline hea variant, et tagada tervisesportlaste ja tervisega seotud huvigruppide nende huvidega arvestamine. Et minu poolt lühidalt kõik, et need punktid rääkisid lühidalt ära, et tingimuslikud punktid, et kui on küsimusi, siis... Aulumi, palun. Ja aitäh. Kohalik kogukond ja kohalikud inimesed on asjaga kursis ja nende seisukoht. Ma kuulsin, et praegu koosolekust võtsid osa ja neid on nimetatud. Ja seal oligi nii-öelda huvigrupp Orhivar, kes pöördus Märjamaa vallavalitsuse poole taotlusega. Ja seal oli kaevandaja esindajad ja siis Märjamaa vallavalitsuse esindajad. Et
Märjamaa valla poolt sellist laiemat kogukonda sellele konkreetsele külavanem. Ei, nagu ma ütlesin, et olid need ütleme MTÜ inimesed kõik kohal. Raivi Lahtep on. Minul on selline küsimus, et kuna ma olen asjaga kursis, ma olen seal kõrval ka üks kaevandajatest, et tegelikult on ju niimoodi, et see rada asub etapp 2 peal. Et etapp esimese peal on ainult seal üks väikene osa, et kui nüüd etappide kaupa kaevandamine käib, mismoodi te seda kujutate, et kui etapp 1 ära kaevandad, mismoodi sa selle raja sinna üle tood, sellepärast et kõik see elu käib ju sealtpoolt üle etapp 2 sinnapoole tuleb. Et ma ei nagu saa sellest aru. Jah, võib-olla ma siin ei see nüanssi rääkida vaatamas majanduskomisjonis, et tegelikult on korrasega siis taotletav määraldis ja aktiivne määraldis on Mustu 5, mis on see valgala seal. Ja tegelikult MTÜ Orhivaar on siis suuliselt läbi räägitud määraldise kaevandusluba oma sokkelkarjäärt. Et neil on muidugi suuliselt läbi räägitud, et kui sokkel saab kaevandatud, siis uusvarada läheb sellele kinnistule. Aga see kõik on suuline kokkulepe, seda Märjamaa vald siin juhtida ei saa, et kas see muutub ka kirjalikuks. Et mõte oligi selles, et kui nüüd Mustu 5 saab kaevandatud ja Orhivaar saab siis oma suusaraja sellele paigutada, et see on muidugi ka otsuse eelnõu teksti osas meil toodud ka välja, et jaaniga võib-olla see kollane tekst siin ette panna. Ja see läheb ka kaaskirja Keskkonnaametile. No sisuliselt on nii, et kui sokkelkarjäärid ei väljanda oma materjali ära ja siis ei saa seda sinna ümber tõsta, et kas sel juhul siis taristul ei saa etapp 2 peal toimetada? Tegelikult laua taga oli taristul väga optimistlik, väga võimekas ja ütles, et tegelikult ta saab tagada kaevandamise ajal ka tervise ja suusarajade kasutuse. Et see punkt, mälu ei ole, et see läkski punkti 1-2 äkki sisse. Et ta peab tagama kogu kaevandamise perioodi vältel siis. Radade kasutamise. No teema on keeruline, me tahame, et ka kogukond saaks seal kasutada neid, aga on ka riiklik huvi ja surve siis viia paika reibandike materjali vajadusel. No teema selles mõttes on keeruline, jah. Mille poole Orhivaar pöördub, kui neid nagu häiritakse või takistades? Kui see ei võimaldab kasutada? Kui see on nüüd Keskkonnaameti loas on tingimused sees, siis tegelikult Keskkonnaameti puhul. Ja lihtsalt üks nüanss veel, et Saue vald samamoodi sarnased tingimused on võinud enda volikogus on võinud sarnased tingimused enda eelnõusse. Minu teada on võtnud ka vastu siis selle otsuse juba ja Keskkonnaametile, kuna see puudutab ka Saue valda elanikel. Kas on veel? Majanduskomisjon? Majanduskomisjon olid ka põhimõtteliselt samad küsimused, eks ole, et mis siin täna ka lahati väga toetas. Jaanika, kuule, kui mina olen asjaosaline, ega ma ei tohigi hääletada, äkki pean taandama ennast? Mis huvi sul selle... Mis huvi mul on? Sellega on nagu selle... Ei olegi mingit huvi, et seal päeval. Ära hääleta, räägi kindlam. Pane protokolli kirja, et ma nagu taandasin. Aga punni vastu kirjutab. Nii, läheme hääletus juurde, kes on ettepaneku poolt, palun. Mis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, kes on poolt, kes on vastu? 1 on vastu, kes on erapooletu? 2 on erapooletu. Kes veel erapooletu oli? Eve ja Anneli. Oleme see? Nii, järgmine päevakorrapunkt. Märjamaa vallavolikogu 15. mai 2018 määrus nr 27 sotsiaaltoetuste määrad ja piirmäärad muutmine, sünnitoetuse suurendamine, ettekandja Andres Jõesta, palun. Tere, lugupeetud volikogu kaasviibijad siin, et see ettepanek ja eelnõu on ajendatud sellest, et iga volikogu teeb vallavanem ettekande, kus on sellised morbiidsed tulemused.
et meie sündide arv on oluliselt väiksem kui surmade arv. Lugedes ja kuuldes Kirstimaa esitatud arengukava, kus on meil pikas perspektiivis ka vilets seis. Ja kuulates kõhuga noori emasid, kes on ennast siit vallast välja kirjutanud kuskile mujale, siis sellest tulenevalt tegime ettepaneku tõsta sünnitoetus 1000 euroni, sest et ka naabervaldades on see juba ammu olnud 1000 eurot ja see täna Määrem vallale oleks esimene samm arengu suunas. Et kus tooks nagu võib-olla inimesi juurde. Seda me saame muidugi 4 aasta pärast või 5 aasta pärast või 6 aasta pärast nagu siis kaelda, kas seda on nii või ei ole. Ja rahalises mõttes on see väga marginaalne, kui me siin eelnevaid päevakorrapunkte kuulasime, et kus kulutatakse väga palju raha. Lühidalt kõik oleks küsimusega vastu. Annan enne Marge. Tere lugupeetud volikogu, tere külalised. Vallavalitsus arutas esitletud eelnõu. Põhimõtteliselt vallavalitsus sünnitoetuse määra tõstmisega oli nõus, aga mitte nendel tingimustel, mis jääks täna. Sama seisukohale jõudis ka pika arutelu teemal sotsiaalkomisjon. Ma põhjendan ära, miks. 1000 eurot on ühe pere jaoks mõjus summa. Samuti on ta tegelikult suur summa ka meie eelarvele. Et lihtsalt on võrdluseks, et Raplas on täna 500 eurot toetus, sünnitoetus, räägime ainult sünnitoetustest. Ja makstakse välja 2 osas. 250 lapse sünnil pluss 250 lapse 1-aastaseks saamisel. Kohila vallas on 500 eurot, makstakse välja lapse sünnil. Kehtnas on 300 eurot, mis makstakse välja lapse sünni registreerimisel. Ja meie naaber Lääne-Nigula on eelmise aasta keskpaigast siis tulnud välja 1000 euroga, aga nad maksavad seda välja 3 osas. 500 lapse sünni registreerimisel, 250 lapse 1-aastaseks saamisel ja 250 lapse 2-aastaseks saamisel. Mis on ka vallavalitsuse nägemus on, et kui me täna selle ettepaneku selliselt kiidame heaks, siis tekib inimestel õigustatud ootus saada see summa kätte kohe 1. jaanuarist. Aga me näeme, et see ei ole mõistlik. Me hakkame tekitama teatud rände anomaaliaid ja meie raha ei lähe sinna, kuhu me seda tahame. Et meie ettepanek on kompleksselt, nii nagu meie enda regulatsioon on üles ehitatud, et baasmäärus on sotsiaalhoolekandelise abi määramise kord, kus meil on tingimused välja toodud ja sellest tulenevat korra alusel me kinnitame oma toetuste määrasid. Siin hulgas universaalsed toetused, mis on meil sünnitoetus, ranitsatoetus, matusetoetus ja juubelitoetused. Ehk siis meie ettepanek on seda täna mitte vastu võtta, jätta see menetlusse, töötada välja samamoodi ka siis selle emamääruse muutmine ehk sotsiaalhoolekandelise abi määruse muutmine, panna paika seal need tingimused, mismoodi seda siis makstakse, kompleksis määruste muutmisega, et missugune tuleb siis see poliitiline tahe, missugune määraks saab sünnitoetus. Et lihtsalt väga huvitav artikkel lugemiseks, mis täna see sündimuse vähesus ei ole ju ekstra meie vallamure, see on kogu Euroopa ja Valge-Euroopa ja kogu Eesti mure ja on selline saade Huvitaja, kus siis Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia professor Kaili Kasearu toob välja, miks tänane noor pere, tänane noor naine, et laste sünni puhul me räägime just ekstra naistest ja seda teatud eluperioodil, mida paneb paika bioloogia. Samas ükski naine üksi last ei saa, et on ka meest vaja ja peret, et kuidas on meie peremudelid muutunud, kuidas on meie ellusuhtumised muutunud ja miks on see sündimus nii drastiliselt vähenenud ja miks on see esimese lapse sünd lükkunud kõrgele üles, et ma soovitan lugeda ERR-ist, siin on need põhilised
kohad välja toodud, kus siis uurimusest, et mis seda sündimust siis täna on mõjutanud. Aga kõik me hoiame oma rahakotti, lapsi me armastame, sünnitoetuse määra tõstmisega oleme nõus valitsuses, aga meie soov on, et seda käsitletakse kompleksselt koos põhialuskorra muutmisega, et saaks ka siis paika, et mil tingimustel me seda maksame, et vältida ebamõistlikke anomaaliaid toetuste taotlemisel. Ma küsisin selle mõttes, et kas majanduskomisjonis ei pidanud läbi minema nagu sellised rahalised numbrid nagu? Ei peaks nagu minema, see on nagu sotsiaalne teema. Selge. Ma siia lihtsalt ütlen juurde, et ma ütlen siia juurde seda, et kõik need universaalsed toetused on vallal vabatahtlikud. Siin tead koha majanduskomissjonis üldse. Riigi mõistes on need toetused vabatahtlikud, iga vald ise otsustab, kas ta maksab või ei maksa ja kui palju ta maksab. Aga sotsiaalhoolekande peatükis, et me sealt ei saa ühegi vajaduspõhise toetuse pealt seda summat ära võtta, sest siis me jätame enda inimesed abitusse olukorda ja me ei täida seadust. Et see raha siis sel juhul peab tulema kuskilt mujalt, et neid toetusi, mida me peame maksma, nende arvelt me vähendada ei saa. Ja ma arvan, et selle ettepaneku eesmärk ei ole ka vähendada ranitsatoetust ega matusetoetust ega juubelitoetust. Et sotsiaalkomisjonis ma ka spekuleerisin sellega, et võib-olla seda summat hakata nende teise universaaltoetusega jagama, et tõstame siis sünnitoetust sutsu vähem ja natukene ranitsatoetust, et ka kooli mineva lapsega on suured kulud, aga need on need edaspidised mõtted, et kui me saame paika tingimused ja lõpuks siis poliitilise tahte järgi tuleb see määr. Mul oli selline küsimus, et ma ei saanud sellest loogikast praegu aru, et mis see 3-osaline väljamakse nagu annab, et ega need lapsed ühe korraga ei sünni, et see tuleb see 41 000 aastas välja käia, et see on ikkagi ju kuude lõikes niigi aastatud ja esimene noortega rääkides, siis see esimene, kus vanker, vann ja veel mõned asjad tuleb osta, on ikkagi kohe alguses nagu vajalik. Et see on nagu probleem, et alguses ei ole nagu selle stardikapitali, aga ma ei näe siin nagu probleemi, et miks see ühekordne väljamakse... Ei, me lähtume sisuliselt mitte rahalise väljamakse jagamisest. Siin, et neid tingimusi muuta, selle eesmärk muuta ei ole mitte see eesmärk, et me seda raha proportsionaalselt kuidagi aasta peale ära jagame, vaid per persona, et meil tekib anomaali, et meil on toetuse rände rühmad Eestis. Nii teenuste peale kui toetuste peale, kus see toetus läheb siis sellele inimesel, kes homme meile ennast välja kirjutaks. Et kahjuks praktikas on ka need juhtumid olemas. Samamoodi ma tutvustasin ka sotsiaalkomisjonis, et meie enda kord on paindlik. Et kui meil on tulnud pere, kes on ostnud endale siia kodu ja ta enam eelmisest kohast toetust ei saa, aga me ju ilmselgelt näeme, ta on soetanud kodu, tal on kodulaenud peal, mis on ju üks olulisi kulusid perele, pluss see, et ta annab turvalisuse sulle perega edasi minna ja me oleme teinud erandeid ja ta on saanud meilt toetust. Sama tahaks me teha ka seal, kui me seda piirmäära lihtsalt tõstame. Et kahjuks täna on see olukord, kus süsteemi aukusid ära kasutatakse ja et neid aukusid ei saaks kuritarvitada, siis meie poolt pakutav lahendus on selline, nagu ma varem kirjeldasin. Kui massiline see on siis selline niisugune sissekirjutamise ikka on, nii valimistega, kui toetustega, kui teenustega, kui koolikohtadega, et meie praegune rahvastikuregistri seadus on olnud ka väga liberaalne. Võib-olla see peabki nii olema, aga kahjuks selline rändeliik esineb. Lihtsalt ma toon siia võrdluseks seda, et kui inimene kirjutab sisse, siis tema tulumaks aasta jooksul veel laekub meie valda. Et see ei kakke kohe ja teine asi, et kui noor pere tuleb siia, pereisa käib tööl, siis ta teenib ise üksikisikud tulumaksuga. Selle raha juba tagasi märgab vallale. Kahjuks meil kõik ei ole tulumaksu maksjad. Pluss veel kõik muude teederahad, mis tulevad peapõhiselt ja kõik muud. Aasta jooksul tuleb siia ja aasta jooksul ära ka. Las ta läheb, aga anname vähemalt mingi võimaluse inimestele, sest teile midagigi vähem. Nii, Aavo. Aitäh, et siin juba pool vastust tuli ära, et kust on võetud siis need praktikad, et on selliseid
juba küsiti, et kui palju neid siis on, neid juhuseid, et me ei saa välja makstud ühe korraga. Et minu meelest ka on ikka see väga suur stiimul ja väga suur abi selle ühe korraga välja maksmine, niisugune jupitamine, et missugustes valdades, see on juhuseid. See on niisugune väga umbmäärane asi. Kus valdades on niisuguseid asju olnud, et tullakse, saadakse raha kätte ja kohe kaotakse ära? Neid on, et kuna ma ei ole teinud selle kohast uuringut, need on kollegiaalsed vestlused, siis ma ei saa uuringutele siin praegu tugineda. Aga kui te vaatate teiste valdade kordasid, kus on läinud toetuste määrad suuremaks, siis kõik jaotavad seda ja sellel jaotusel on oma mõte. Ja meil on inimesi, kes on väga kohusetundlikud ja kasutavad selle raha väga sihtotstarbeliselt ja ka jäävad meile siia. Aga selles valdkonnas on anomaaliaid ja jään selle oma sõnavõtu juurde, kus ma siin alguses teile neid tutvustasin ja valik ka teie. Aga selles suhtes me praegust nagu kardame, et me võtame kuskilt teise rea pealt raha ära, sest täna ongi see õige hetk otsustada, sest et eelarve menetlus hakkab või protsess hakkab kohe pihta, et me suudaks selle sisse lülitada. Ja Lea ütleb iga kord, et kui midagi vaja teha, siis vabadest vahenditest saame kõike ridasid tõsta. Ja teine asi on see, et ega see anomaalia käibki meie kahjuks täna, et need samad noored emad, kes kirjutavad ennast kuskil mujale, siis võtavad sealt toetusid ja tegelikult tarbivad meie teenuseid siit. Et tegelikult on probleem see, et nad võiksid ka siis meile siia oma kõik muud tulud jätta, mitte ainult teenuseid siin tarbida. Et ma arvan, et siit nagu äraminejaid väga palju hetkel ei ole, sest et nagu me räägime rääkisegi nende inimestega, kes selle situatsiooni... No ilmselt see Lääne-Nigula võib seda tekitada, aga nagu ma ütlesin, Lääne-Nigula ka palju... See on Lääne-Nigula isegi. Siit inimesed läksid Pärnusse kirjutasid ennast sisse. Aga siis nad tulevad sinna lasteaeda minema, kahjuks meile lasteaeda nad siis sellisel juhul ei saa. Nad tulevad siia, kui lasteaia aeg tuleb, nad kirjutavad siia sisse ja tulevad siia meie lasteaeda. Ma arvan, et selline rände tekitamine ei ole ka selle määruse eesmärk, et tegelikult me tahame ju toetada peresid, selle vastu meie mitte keegi ei vaidle. Me tahame toetada seda, et see vast sündinud laps saaks ka majanduslikult kuidagi toetatud. Aga ma arvan, et see ei ole nüüd selline teema, mis peab kohe moment olema, sest see on universaaltoetus, meil on eelarve menetlusega veel aega, põhimõtteliselt me ju kõik toetame seda ja lepime siis kokku, mil viisil me seda maksame ja mis summas lõpuks. Küsimus on sellest, et kui me kohe midagi ette võtta, siis me ei tee mitte midagi. Ma arvan, et tekitame küll, et siin ongi iga eelarve menetlusega tulevad ju ka teised nüansid ja siis lõpuks me kaalumegi, et kas me tõstame sünnitoetuse määra nii palju, kas kaasavasse haridusse, kus meil on ka tõsised puudujäägid, paneme nii palju, kas matusetoetusesse paneme nii palju, kas puuetega laste tugiisikute teenusesse paneme nii palju. Need tulevad kõik meil üks päev siia letti ja siis me otsustame kõik koos nende samade summade üle, nende samade väärtuste üle. Aga täna meil on eelnõu tehtud sünnitoetus 1000 eurot, kuldseid sõnu otsi suust kasutades, et meil on eelnõu ees. Viili saa, Janno Enni palun. Just, et küsimus on see, et see 1000 eurot ei ole ju suur summa, aga kõigil teistes valdades on samamoodi on see jäetud, kas on 700 või 1000 või 500 eurot on kõik 8 jaotatud. Et üks on lapse sünni puhul ja teine on kas 3 kuu pärast. Et samas võiks ju samamoodi teha, et kahes jaas selle summa. No see on jälle lisa-administreerimine minu meelest, et kas me viitsime jamada nende erialdiste... No sellega me kaotame jälle selle ära, et nüüd see inimene kirjutab ennast Märjamaa valda, saab oma raha kätte ja paneb minema. 3 kuu pärast ei lähe minema. Lihtsalt tundub, et eelnõu on läbi võttamata. Aga kõik millegi pärast absoluutselt kõigil valdadel on tehtud kahes jaotused maksimum. Refinantse, lapseskeerimist. Me tahame inimesi kasvatada enda valdas või ei taha. See on meie enda tahe. Keegi pole saanud vastu, aga meil polegi seda anda selle emale. Jaa, Triin Matsuga. Nii nagu Marge ka alustas, vallavalitsus tunnustab selle eelnõu esitamise eest, aga vallavalitsus, nii nagu Marge märkis, see vajab veel täiendavalt selle nii-öelda EMAS-i määruse muutmist ja et see ei oleks õigustatud ootus kohe 1000 eurot, siis see tuleb kompleksselt teiste muudatustega teha.
Teeme muudatused, paneme aastast 2027 aasta aega on aega menetleda siis. Menetleda võib ka 1. jaanuarist, aga sinna juurde teeme siis 4 aasta pärast enne valimisi. Ma saan aru, et teil on praegu Kuulame. No, eelnõu oleks võinud ka varem tulla, me oleks saanud selleks ajaks valmistada ette ka teiste määruste muutmised, aga... Me ootasime 4 aastat, et me saaksime kokku ja arutaks ümmarguse laua taga, et valla arengu suhtes, et mida me ette võtaksime, et Märjamaa vallas see probleem kätte ei tuleks, aga 4 aastat... Nii nagu Marge ütles, see ei ole ainult Märjamaa valla probleem ja... Täna me peame Märjamaa vallas seisma, mitte kellegi, me ei saa teiste valdades seisma. Me seisamegi enda eest, muidugi kui rääkida fertiilses eas naistega, siis kui te loete selle artikli läbi, siis te saate aru, et kui on mõte sünnitada laps, siis 1000 eurot tuleb kasuks. Kui ei ole mõtet sünnitada last, siis see 1000 eurot sünnitama ei pane. Ja et see raha saaks ikkagi kasutatud sihtotstarbeliselt, siis... Ja sellepärast ma imestatangi, et te kardate seda 1000 eurot välja maksta. Te kardate ju. Nii, minu ettepanek, läheme hääletusse. Ei saa küll, aga lihtsalt aitab küsimus. Ma sain aru, et siin polnud ju rahas küsimus, siin oli küsimus muudes tingimustel. Et raha ei olnud vallavalitsus mitu korda, et raha ei ole see küsimuse... Pigem ei ole see punkt, mida loetud päevad enne valimisi siin arutada, et see ongi see, et... Isegi kui me arutaks seda pool aastat tagasi või aasta tagasi, sotsiaalosakonna ettepanek vallavalitsusele oleks ikkagi see, et see raha jaotada erinevatel põhjustel. Sõltumata sellest, kas valimised on täna, homme või üleeile oli, siis meie jääme enda seisukoha juurde. Miks te selle seote valimistega? Ma ei sellest aru praegu. See on lihtsalt meie niisugune korraldus. Miks sa Andres ei tulnud selle ettepanekuga siin aasta aega tagasi? Aga ma räägin sellest. Paljudest asjadest oleme rääkinud, aga te sõidate kõikide ettepanekutest... Selles mõttes ettepanekuid oli võimalik teha ikkagi siis, aga palun, sotsiaalkomisjon põhimõtteliselt oli selle ettepanekuga nõus. See tähendab seda, et kui see täna vastu võetakse, laps, kes sünnib 1. jaanuaril, hakkab saama 1000 eurot. Kuid me siiski otsustasime nii või meil oli tegelikult nii pikk arutelu seal, kui te vaatate, teil ei ole sotsiaalkomisjoni protokolli täna, aga see ei olnud niimoodi, et mitsus kohe tulid need otsused. Me siiski tegelikult toetsime ka seda, et see võiks olla vähemalt 2 osas. Ja nii on. Osavalla kogu arvutus. Osavalla kogu arvutus küll, aga leidis, et see võiks uue volikogu otsus. Miks me veeretame oma vastust teda? Mina enam ka, et see on valimis alane. Nii, aga kas on veel? Tegelikult see toobki selle kaasa, et kui, nagu ma ütlen, et kui vallavalitsus või järgmine volikogu koosseis tahab seda muuta, siis 1. jaanuari tuleb kiirelt sellega toimetada, kui on, aga kui see täna läbi läheb, siis on nii, et 1. jaanuarit hakkab kõigist sünnitama. No siin klassikuid jälle tsiteerides, siis on ju uus volikogu tuleb kokku, siis ta võib ümber otsustada, kui talle ei sobi. Kas ma tohin seda kommenteerida? Et ma arvan, et see oleks väga inetu meist, et Eesti Vabariigi valitsus tegi seda, peretoetused tõsteti üles ja poole aasta pärast ja seesama võimul olev seltskond ütles, meil on raha küll, tõstame, jagame just nendel eesmärkidel ja seesama võim poole aasta pärast ütles, meil ei ole raha, me võtame need ära. Ja seetõttu ma arvan, et on mõistlik jääda ausaks siis enda suhtes ja oma inimeste suhtes. Olemegi väga ausalt, teeme seda, sest mina näen, et meie eelarves on vahend küll, millest seda teha ja noortele peredele toetust maksta. Ja ma arvan, et me võime ka järgnevat volikogu usaldada, et nad teevad ausalt ja... Kes see teeb see sotsiaaleelnõu? Me ei pruugi keegi. Aga kas ei pea menetlusse? See jääb ettepaneku menetlusse. Sellepärast teeme midagi, ometi 4 aasta jooksul midagi ära. Me oleme teinud väga... Me oleme neid menetlusi näinud küll, mis toovad sahtleid. Katlamaja nüüd hädakorras teha. See punkt on läinud. Kas on veel? Piinlik, et vallavalitsus kardab inimesi. Nii, kes on selle poolt, et suurendada sünnitöötusi, palun käega märku anda. 5
5 on poolt, kes on... Oota, ma pean nüüd... Pane nimeliselt Jaanika kirja. Pane. Valimiselt käima. Jaa, sealt selle valimiste. Tõstame uuesti käed, jah. Kes oli 5? 5. Nii, kes on vastu? Isamaa liit, kes paneb propagandasse enda plaketite peale, et soetame laste süüdi. 12 on vastu. Kes on erapooletu? Kas tohib kommenteerida? Olid ju vastu? Otsus ei võetud vastu. Sa olid ju vastu. Aitäh, Andres. Poliitreklaami võib teha seal bussijaamas. Nii. Järgmine päevakorrapunkt on B2 ja... Kristi, palun. Ma ei hakka seda ette lugema. Jaanika juurde. Tere ka minu poolt kõigile. Septembrikuu volikogu istungil käis B2-s põgusalt rääkimas Raadi esindaja Janek Kadarik. Ei taha istuda. Aga sa saad seal peal ka pullida. Ja ta tegi lühikese ülevaate, mis see B2 endast kujutab ja samamoodi andis lühiülevaate ka Märjamaa investeeringu osas Annika. Ja kuna see taotlusvoor lõpeb nüüd ära 16. oktoober, kuhu me maakondliku projektiga tahame minna, siis meie kui partnerid, ehk Märjamaa vallavalitsus kui partner, peab siis andma garantii selle kohta, et me oleme nõus osalema selles projektis ja tagama ka siis oma finantseeringu. Projekti kestus on 2026. kuni 2028. aastani ja oma finantseering meie valla puhul jaguneb siis 2. Et on investeeringute osa, mis on konkreetselt ainult Märjamaa vallaga seotud ja siis ühistegevused, mis on siis arendustegevused, mis on maakonna ülesed. Majanduskomisjonis käis läbi esialgne versioon meie investeeringu maksumusest, mida me panime Annikaga kokku Tammidee projekti järgi ja me eeldasime, et sealt tuleb umbes 1 miljon, aga siis eelmise nädala lõpus laekus meil eelprojekt koos eelkalkulatsiooniga ja see eelarve läks suuremaks, mis tähendab, et praegusel hetkel oleks investeeringute maksumuse omafinantseering 354 100 eurot. Majanduskomisjonis oli ta 282 000 eurot. See sisaldab siis investeeringu maksumust, mis on 325 000 omafinantseering ja siis maakondliku projekti arendustegevuse maksumust, mis on 32 600 eurot. Lisasin siia seletuskirja, mis ei olnud nüüd teile saadetud. Lisasin ka siis selle prognoositava eelarve. Siia sisse ma olen pannud juba eelprojekti, mis on arengukava investeeringute kavas sees sellel aastal 35 000, et see oleks abikõlbulik kulu sealt projektist tagasi saada, mis tähendab seda, et tegelikult on meil investeeringu maksumuseks vaja juurde saada 31 500 eurot. Eeldatav tööde maksumus on siis selle Orgita päädevate ehituse puhul ligikaudu 1,3 miljonit ja siis sealt tulenevaltki on see oma finantseering. Oma finantseering on 25% abikõlbulikest kuludest. See sisaldaks siis sõidutee ja kergliikluste rajamist, valgustust, elektrivõrkude ümberehitust, siderajatiste likvideerimist. Lisaks on siis, nii nagu teistel ehitustöödel on ettenägematud tööd, 5% eelprojekti ja omaniku järelevalvekulusid. Ja maakondlikud arendustegevused, millest rääkis juba Janek eelmine kord, et siis Märjamaa osa oleks 32 564 indikatiivsetelt arvutuste kohaselt ja see jaguneb vastavalt siis rollijuhatuse täiskogu protokollile otsusele, et kuidas siis see valdade suhtes need arendustegevuse summad jagunevad. Ja arendustegevustest rääkis ka Janek teile juba septembrikuus, et mis arendustegevused on planeeritud. Ja eelnõuga siis sooviks saada volikogu kinnitus selle kohalt, et me projektis osaleme partnerina ja et me suudame ka oma finantseeringut tagada. Minu poolt hetkel kõik.
Kas on küsimus? Ja, Urmas. Mul on selline mure nagu selle teedespetsialisti üle, et jälle see number läks nagu valesti, et valesti nagu siis arutatud, eks ole. Kui teades, et mis on tänavuse suve nagu need remondid ja probleemid on teedega, siis tuli välja see, et ta on valesti arvestanud. Sellepärast me ei ole saanud neid remonttöid lõpuni viia ja nii edasi nagu. Et kas see täna nüüd vastab tõele see number, mis nüüd välja nüüd käidud on? See on tehtud eelprojektiga projekteerija eelkalkulatsioon. See, mis ta tegelikult maksma läheb, selle me saame alles hanke tulemustena teha. Ja, aga sa ütlesid, et Tamme selle tee põhjal tehti, aga läks nihu. Meie esialgne. Aga kus selle põhjal, kuidas sa said selle põhjal? Mis see valem oli siis? Vaat ma ei oskunud öelda. Ei, ma lihtsalt mõtlengi seda, et see oli 2021 aasta valem võib-olla. Ei, aga Urmas, seal on ju see reserv ka sisse rehkendatud. Praegu 5% on seda. See tehakse selle pärast. Urmas, sa muretsed enda isikliku töö pärast praegu. Ei muretse. Praegu see on ikka volikogu esimehe teie plaanis. Selle korda. Aitäh, Andres. Lihtsalt küsimus on selles, et mis see nüüd see arvutuskäiguga, et me oleks võinud sinna 400 000 ka panna kohe juba, et siis nagu ei saaks eksida, et kui lõpptulemus selgub niikuinii alles pärast. Jaa, see on täpselt see, et tegelikult mõistlikum oleks väiksem summa panna, et hanke tulemused tulevad ka selle arvelt, kipuvad väiksemad tulema. No üldjuhul ju me määrame sinna hankeni vette, mis meil see piirmäär on, millega me oleme võimelised. Praegusel hetkel on ju näha, et see teedehinduse hinnad on madalad. See, mis ta 27 aasta on, kui me ehitusse läheme, seda me ei tea ju. Et kui me lõpuks ju 27. aastal teeme hanke, siis see hind võib olla ju kas palju kõrgem veel või siis veel madalam. Aga selleks, et me üldse sinna projekti saame taotlus esitada, on meil vaja seda garantiikirja. Ma igaks ütlen, et see tee ei tule volikogu esimehele, et ma on Kruusa tee. Soovid, käi külas, siis... Ja sinna maalt ei tule tõesti. Enni Jannole tuleb see, jah? Jaa, Jannole tuleb vähemalt taha. Nii, aga majanduskomisjon? No ja toetasime seda. Veel. Kes on Rapla maakonna ühisprojektis osalemise ja oma osaluse tagamise poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt otsus. Järgmine päevakorrapunkt Märjamaa valla arengukava 2018-2030, sealhulgas eelarvestrateegia 2026-2029, teine lugemine, ettekandjad Kirsti Mau ja Lea Lauris. Aitäh! Arengukava esimene lugemine toimus augusti volikogu istungist, kus ta siis suunati avalikustamisele ja avalikule arutelule. Avalikustamise käigus laekus 11 ettepanekut. Ettepanekut vaatas läbi vallavalitsus ja vastavalt sellele siis tehti muudatus ja tehti üks muudatus, mis on siis seotud selle sama PEEK-projektiga, et Orgite päädeva tee eelprojekti jaoks anda selleks aastaks 35 000 eurot. Et kuna see eelprojekt on PEEK-il kohustuslik lisadokument. Selle ettepanekute tabeli me saatsime ka kõikidele volikogu liikmetele, et nendega te saite tutvuda. Sinna on kirjutatud vallavalitsuse seisukohad juurde. Osad ettepanekud jäeti menetlusse ja osadele ettepanekutele siis anti see tagasiside, et miks siis ei menetleta neid edasi. Ja praegusel hetkel on siis esimese ja teise lugemise vahel ainult investeeringute kavas toimunud muudatus ja on ka ainult selle PEEK-projekti osas, arengukava teksti osas muudatusi ei ole ja tegevuskavas ka mitte. Me tegime ettepanekuid, miks neid ei kajasta. Kuidas? Me tegime ettepanekuid, miks neid ei kajasta. See vallavalitsuse seisukoht on sul seal juures. Tegime jälle valel ajal. Ärkaligu valimis. Teil oli ettepanekute tegemise aeg esimese ja teise lugemise vahel. Jah, te oleks võinud ka ettepanekut teha ka ju enne esimest lugemist. Me tegime ettepanekuid, aga see, mis majanduskomisjonis vist oli see arutelu, et kas Villu nüüd on võtnud neid teenuse või eeltöökorras uuste hinnapakkumisi või on antud korraldus need võtta, kuna ametnik puhkusel vahepeal ja siis tal on siin töö järjekord ees, aga ta teab seda ülesannet. Aitäh.
Ja kõikide ettepanekute esitajatele ma saadan ka vallavalitsuse seisukohalt selle sama tabeli tagasi, et kellelgi ei jää siis nüüd teadmata, et mis seal on. Ja need, mis on menetluses, nendega me tegeleme edasi. Millal see vastus tuleb? See, et mis ma sulle tagasi saadan, see tuleb homme. Jah. Ma olen tavaliselt niimoodi teinud, et järgmisel päeval saadan. Et enne kui otsus on tehtud, siis enne nagu ei taha nagu saata neid ettepanekuid. Kas on Kirstile veel küsimusi? Lea. Aitäh. Vallavalitsus esitas siis teisele lugemisele ka eelarvestrateegia, mis oli samamoodi esimesel lugemisel koos arengukavaga. Ja sinna on sisse viidud ka täpselt sama summa 35 000 Otita Päädeva tee eelprojekt nii tabeli osadesse kui ka selgitavasse osasse. Ja vähenes siis sellega vaba jääk, nagu juba Andres ütles, et iga kord Lea võtab vaba jäägi arvelt, aga teist allikat praegusel hetkel ka ei ole. Ikkagi ongi vaba jääk ja selles mõttes on vaba jäägi kasutamisel praegusel hetkel nagu normaalne, et ühekordseteks kuludeks on vaba jäägi mõistlik kasutada, aga näiteks palkade tõstmiseks ja niisuguses asjaks, mis puudutab regulaarseid maksed ka järgmistel perioodil, siis vaba jääki kasutada ei ole mõistlik. Ja siis olid ka veel ettepanekud Andres Jõesaarelt, Raivi Laaserilt, Valimisliidu Tuleviku Märjamaast ja 3 ettepanekut, need vaatas vallavalitsus 24. septembri istungil läbi ja need toetust ei leidnud. Esimene ettepanek oli seal personalide kulude kasvuks on planeeritud 5% aastas ja nii ta ka on. Keskmiselt tulebki see aasta prognoos 5% ja teie ettepanek oli siis 2%. Ja teiste ameti ja hallatavate asutuste ning struktuuriüksuste personali kulude kasvuks on strateegias planeeritud 10% ja täpselt nii ta ongi. Ja ettepanek oli 5% ja majandamiskulude kasvuks planeeritud 4% ja ettepanek oli siis 1% aastas planeerida ja neid vallavalitsus ei toetanud. Minu poolt kõik, aitäh! Andres Jõesaar, palun. Lihtsalt põhjendan seda ettepanekut, et kurb, et sa Lea võtad seda ainult Excel tabelina, et kui sa pikemas perspektiivis ette vaatad ja mõtled, seda on ka targad inimesed ise ütlenud riigimajanduse poole pealt, et kui me praegust niimoodi strateegiaga tõstame kogu aeg aastast 10%, mingil hetkel püramiid jookseb ülevalt kokku, et meil ei tule mitte kuskilt raha peale, me kulutame rohkem, kui raha peale tuleb. Me oleme ühe korra nii käpuli, et me ei jõuagi mitte midagi teha ja teie taktika praegust või selline käitumine viib selleni, et järgmine koosseis tuleb kokku, siis antakse ette, et see asutus tuleb kinni panna, see asutus tuleb kinni panna, sest meil pole vahendit neid ülevalt pidada. Aga kui me niimoodi nagu järgult kogu aeg paneme Excelis, et tõstan kõigil 10% ja 5% ja 3%, et sisse vaatamata, et kellel tegelikult peaks tõstma, kellel mitte, siis see on kurb juht. Siukene kurb. Kui sa vaataksid prognooside Exceli tabelit, siis see ei ole mitte üldse, et kõigil tõstetakse 5%. Ma ka eelmine kord rääkisin, et kui oli teise lisaeelarve lugemine, et kuna Märjamaa gümnaasiumil oli ettepanek luua 4 töökohta juurde ja selleks leidis vallavalitsus vahendid ja seda mitte vabajäägi arvelt, et ka järgmise aasta eelarves on see juba prognoositud, et siis kõikidel asutustel ei olegi see 5%, et Märjamaa gümnaasiumil on näiteks palju kõrgem see protsent, kui ma õigesti mäletan, oli see 28%. Et Exceli tabel on väga hea abiline, aga ta ei ole selles mõttes põlastusväärne, et teda nüüd halvustada, et Exceli tabelis on väga lihtne kõiki arvutusi teha ja need tehaksegi niimoodi, et vaadatakse 2024 tegelikku, selleks aastaks prognoositud summasid ja siis minnakse alles järgmise aasta juurde ja sealt edasi juba 4 aasta juurde. Nii et selles mõttes on kõik need etapid minul läbi käidud ja see ei ole üldse nii, et kõikidel ühe mütsiga lihtsalt summa summarum koondub see 5%
sinna personalikulude kasvuks 2026 ja sealt edasi ongi prognoositud ka. Ja kui me jätame näiteks personalikulud tõstmata, et mis siis juhtub? Siis juhtub selline olukord, et riik nüüd planeerib ka õpetajate palgatõusu, mis on tänaseks juba välja öeldud. Aga kui me siis lasteaednike õpetajate palka ei tõsta, eks ju, kuidas siis nemad hakkama saavad? Ja elukallidus või DHI tõuseb meil nii kiiresti eest ära, et see on ka järgmiste aastate prognoos riigi poolt, majandusprognoosid näitavad, et juba mitme aasta jooksul ei tule langust, vaid ikkagi DHI kasvab. Ja seda paljudel põhjustel. Siin on mitmeid põhjusi. Aga aitäh sulle kommentaari tõest. Ma teaks. Kas on mõni komisjon, kes tahab oma mingit arutada, et ma saan kui enamikes komisjonides ta käis veel läbi? Majanduskomisjon arutas pikalt ja saatsin volikogusse. Sotsiaalkomisjon arengukava. Arengukava meil ei olnud neid punkte tegelikult, mis puudutasid ja me tegelikult isegi ei arutanud seda. Meil ei olnud seda sotsiaalvaldkonda puudutatud. Haridus. Ja toetasime. Osavallakogu. Meie vaatasime sigala küsimused, mis olid menetluses. Kes on Märjamaa valla arengukava 2018-2030, sealhulgas eelarvestrateegia 2026-2029 vastavõtmise poolt, palun kõige märku anda. Kes on poolt, kes on 15? Kes on vastu? 3 on vastu. Otsus vastu võetud. Ja nüüd oleme jõudnud vallavanema infoni. Oleme siis selle koosseisu viimast korda, palun vallavanem. Ise me ei ole vallavanem, aga ma tänan südamist, ma pean ära minema. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Sünnid-surmad ei ole täna üldse ekraani peale näidatavad. Miks? Et me ei teagi, mis hetkeseis on siis ju. Hetkeseis on see, et aasta algusega on vähenenud 75 inimest. Ja sündide osa on 1 laps rohkem kui eelmise aasta sama seis, et praegu on 35 last siis sündinud selle oktoobri alguse seisuga, nüüd need, mis oktoobris on juhtunud. Tundub, et ilma rahata tuleb ka juurde. Nii, aga on. Nii, aga tegin siis väikese kokkuvõtte, et kõigepealt ma tahaks ka volikogu tänada selle koostöö eest, mis mul siin 2 aastat ja 8 kuud on õnnestunud teiega teha. Et aitäh nende asjalike arutelude eest, ettepanekute eest, vahel ka kriitika eest, aga kriitika on alati teretulnud ja Andresele, et ma ei ole kunagi keeldunud kellegagi kokku saamast ega arutamaks asju või ühtegi telefonikõnet mitte vastu võtnud, kui on sellist vajadus olnud, et alati võib tulla ka ettepanekud kohtumiseks ja aruteludeks ka volikogu laua tagant, et kui sa seda mõtlesid oma eelmises väljaütlemises. Aga eelarve täitmise seis siis augusti lõpu seis on toodud siin ära, et oleme ilusti tasakaalus, kulud väiksemad kui tulud täna, et jätkame seda liini edasi, et sellega, see ei ole ainult vallavalitsuse töö, vaid see on ka kõikide valla allasutuste ja üksuste töö. Tulumaksu laekumine, kui eelmisel korral siis septembris lõpus oli meil see alumine rida, et alalaekumist oli ligi 114 000, siis selle septembri laekumine kassapõhine oli, vaatasin täna Rahandusministeeriumist, oli meie vallal kõige kõrgem, 11% septembrikuud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Vahepeal on
neid olnud ka 3%-ga, et keskmiselt muutus siis jaanuar-detsember võrreldes eelmine aasta ja see periood on siis Märjamaa vallal endiselt see 8% tulumaksu laekumise kasv. Et kui see proportsionaalne kasv näitab, et on paranenud, see annab ka lootust meile see, et eelarve täitub selles meie ka see 87,94 eurot, mis täna vähem on täitub täis ja mäletab, et eelmine aasta olime samas seisus ja oli ka väike ülelaekumine, et selles mõttes ma tunnustan nii meie planeerimist kui volikogu tööd, et saame selliste numbritega hakkama ja oleme nagu planeerinud vastavalt siis reaalsele olukorrale. Töös objektid eelmise nädala lõpuga sai valmis meie vallamaja pea sisse pääs, et saate vaatama tulla. Meil on nüüd ligipääsetavus ka vallamaja hoones tagatud, et meie invapandus on siis valmis ja väga uhke nii-öelda nööp on meil ülikonna küljes. Ma loodan, et järgmiste aastate jooksul saab ka natukene kohmitsetud vallamael vajab järgmine on katus ja see puitosa, aga tänased tingimused on täidetud ja päris uhke näha. Tänavavalguste renoveerimine ja kasutusrendile andmine, objektid on töös. Küsimusi on, miks Märjamaa alevis Pärnu maanteel üks lõik on pime, jah, seal täna on läbirääkimised siis töövõtja ja Elektrileviga nende postide kasutusõiguse osas, aga need sinna ka varsti tulevad, need lambid ja täna juba tänavalgustus seal, kus ta on ära vahetatud, tuleb öö läbi, ja väga positiivne tagasiside. On küll ka üks probleemne koht, kus nüüd on probleem, et liiga valge on ja paistab aknasse. Sama tänavalgustus öelnud, et väga ägedad, need väiksed postid ja need pisikesed kõnnide laternad on väga ägedad. Teenused pandi siuksed ägedad. Teenused pandi väiksed. Aga... Postid ka? Ei, postid olid vanad. Aga lihtsalt märkus, et kui nad panevad, nad võiksid postid sirgeks ka. Üldjuhul on nad ikka sirgeks ajanud, kui on võimalik. Sirgendamine jäi üsna lõpufaasi, et me näeme ära selle rahalise kulu, mis kogu see muu muusika kaasa toob, et meil ei tule nii-öelda lepingu sõlmise ajal jälle, et nüüd see osamakse läheb liiga suureks. Muidu on ilus laternagi, post on niimoodi. Nad ise on seda samamoodi öelnud, et niimoodi tahaks üle anda, et see mark jääb ikkagi nende teha, et just sama mõte, postusid. Siis Midrimaa kuuerühmalise lasteaia peaprojekteerimine, istusime eelmine nädal projekteerimiskoosolekul koos käib tänaselt istungilt siis sanitaarsoojakute paigaldamiseks vajalike ehitustööde teostamine. Nüüd said tänasel istungil ka need sanitaarsoojakud sinna hankelepingule nõusolek andmine, nii et selle töö saab ka ära lõpetada ja energiamajanduse arengukava koostamine on meil töös. Menetluses on Märjamaa ujulaulu sauna rekonstrueerimistööd, pakkumiste esitamise tähtaeg on järgmine esmaspäev. Sipa Paeküla piirkonna teede talihooldus, pakkumise esitamise tähtaeg. Kuna sellesse piirkonda ei tulnud meil esimese hankega ühtegi pakkumus, siis ka teisel korral ei tulnud ja nüüd on ettepanek minna läbirääkimistega pakkumismenetlusega. Ja Kastipu Isamaa ja Saeteatride ja mustkattete taastamine on täna sõlmisime hankelepingu. Miks see niimoodi äkki tehti enne valmis? Mis asi? See Kastipu Isamaa ja Saeteatride... Ei, see oli... Hankeplaanis oli sees see... Sügisel. Ei, see oli hankeplaanis sees, aga lihtsalt minul on nagu see küsimus, miks nii hilja, et tegelikult ju asfalteerimise tööd lähevad nüüd nii nipa-napa, et pluss 5 ööpäeva keskmine, et kas see kvaliteet selle ei kannata selle? No novembriks oli tähtaeg, seda peab nüüd 15 november on tähtaeg. Teede spetsialist vastama ja sellele ta ka majanduskomisjoni isegi sellele selles suhtes on teede spetsialistiga, nagu Urmas Kenno mainis, et teede spetsialistiga on meil ikkagi probleeme. Tõsiselt probleeme. Ja ettevalmistamisel hanked on siis ATS ja valveseadmistiku hooldus, need on pika perioodi hanked, aasta lõpuks tuleb läbi viia elektripaigalduse käibekorraldus ja hooldus kõikides hallatavates asutustes. Elektrienergia ostmine, üheaastane hange ja pelletki. Mul on küsimus.
tagasi korra, palun ATS-i kohta, et Märjamaa gümnaasium on väga suure murega, on mures selle ATS-iga, tähendab, eks ole, et pääste käib kogu aeg välja, see täiesti tühja nagu, eks ole, et kas on midagi nagu ette võetud, Veiko võib-olla oskab öelda, et see väljakutset väga palju siin on olnud, eks ole, aga tegelikult on tühja, eks ole. Ja kas on see, kelle probleem see on, et ma mõtlen, kas on siis, kes peab seda korrastama, neid süsteeme? See, kes hooldab teda, koolus peaks korrastama. Aga kuidas sellega on? Villu võib-olla oskab täpsemalt öelda, seal on tohutult erineval ajal ehitatud erinevaid süsteeme, mis ei... Küll, aga me maksame ju, vahet pole ju, et on ka erinevad mitte. On ka hinnapakkumisi tehtud ja on ka korrastatud. Ulle maksab ainult. Ütleme niimoodi, et mõnel pool, mõnes asutuses on tõepoolest sellega probleeme olnud. Üks, ma tean, on näiteks ka Varbola rahvamaja ja on ka gümnaasiumis olnud palju probleeme. Ja nagu siin Triin juba viitas sellele, et tegelikult need algavadki sealt, et ehitatakse järk-järgult erinevatel aegadel süsteemi laiemaks, suuremaks, uuemaks ja siis ta on ühel hetkel sellises seisus, et need erinevad seadmed, uuemad, vanemad, nad ei sobi enam kokku, nad ei tööta nii, nagu nad peavad olema ja noh, ütleme, Fooruse poolt ongi tulnud meile ka ettepanek ja ka hinnapakkumine, et suuremas osas valla allasutustest tuleks täiesti uus süsteem üles ehitada. Loomulikult on see päris suur investeering. Seda tegib iga meie. Seda nüüd hinnata on väga keeruline, kuivõrd on seal nüüd oma isiklikud ärihuvid mängus, kuivõrd mitte, aga Foorusega lõpeb ka leping selle aasta lõpus, meil on kohe üles minemas uus hange ja eks me siis vaata, kuidas selle uue hankega nüüd kujuneb. Aga noh, see ei ole meie probleem, see on ütleme, ma mäletan sellest eelmisest töökohast, oli täpselt sama, et mida suurem asutus, seda suuremad need süsteemid ja seda suuremad probleemid. Ja lõpevad nad ka seal, et tegelikult ei aitagi muud, kui hakkame otsast peale ehitama. Et noh, see olukord on, et sellega tuleb kuidagi hakkama saada. Aga jah, ei ütleks, et see oleks nüüd otseselt kellegi viga, muidugi on ka neid asju, kus lihtsalt hiired või putukad või mis iganes neid nii-öelda kokku jooksutavad seal või panevad üürgama, aga eks ta keeruline ole muidugi, jah, võib-olla tuleb mingite muude lahenduste peale mõelda üldse, kui neid on. Mul on üks küsimus selle peale. Mälus hoopis on kuidagi meeles, et me eraldasime isegi erakorraliselt raha selle korrastamiseks mingil hetkel. 2 aastal. 2 aastal. Ja ikka ei tehtud midagi. Aga järgmises kohas juba oli jälle probleem. Te mõtlete ATS-i korrastamiseks või? Gümnaasiumis või? Ja gümnaasiumile võis see olla, jah. 2 korral. Aga no, me oleme isegi ka korraldanud seal koha peal koosolekuid, 3-poolset vallavalitsus, kool, teenusepakkuja, on kokku lepitud igasuguseid tegevuskavasid, mida tehakse, noh, tehakse ka lõpuks ära, aga midagi teha ei ole, tuleb tunnistada, et probleemid on ikka jätkuvalt üleval ja sellest ka selline ettepanek, et teenusepakkuja ütleb ka, et ta parema meelega ehitaks uue süsteemi üles, kui jätkaks selle vana nii-öelda siis remontimist seal. See on kaabelduses keskus. Küsimus on keskuses. See on tegelikult kaabelduses ka. Need vanad kaabelid, mis on kunagi pandud, need juba nende uute seadmetega hästi ei taha töötada. Viimase korral on niiviisi olnud, et isegi andur enam ei näita häile, kus koha peal see häile tuleb, me näeme tsooni, aga andur enam punaseks ei lähe, et me isegi ei tea, kus koha peal see täpselt seal tuleb. Kuksad on panni sisse, lased ka vett täis. Äkki kasulik peski jõudnud välja sealt korra. Palju väldi teid. Läheme edasi, jah. Aga natukene rõõmsamate asjade juurde ka. 1. oktoobril tähistati omavalitsuspäeva ja siis kuulutati nagu eelneval 8 aastal Raplamaa omavalitsustöötajad välja
ja igas vallas siis üks laureaat ja meie vallas siis pälvis selle kauaaegne vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti nimetuse. See Tiina Ludune küll, aga see teine viimane mees on ka meie valmis. Tema on Mulja vallavalitsuse haridusnõunik, on Kalle Uusmaa, Rapla vallast pälvis siis Sven Kornak, tema on ehituse juhtivspetsialist ja Kehtna vallast Triin Tarre, kes on sekretär. Saime 2 tiitlit enda valmis. 3. oktoobril tunnustasime õpetajate päeva puhul ka haridustöötajaid ja hariduse sõpru ja meil oli Rahvamajas väga tore sündmus ja siit saalist on suisa nendel pildidel 2 inimest, kui mitte rohkem. Et seekord oli hariduse sõpru võimalik kõigil haridusasutustel esitada ja neid oli hulgaliselt ja kõik hariduse sõbrad said ka tunnustatud ja Marjamaa gümnaasiumisse tuli 3 tiitlit, Kasti-Orgita lasteaeda 2 ja teistesse asutustesse veel. Et Marjamaa nädalaleht kajastas ka seda ilmselt, aga väga tore sündmus, et selline traditsioon meil nüüd 2 aastat on ja arvan, et see jätkub edasi. Ja hakkab novembrikuu isadepäeva nädalavahetus lähenema ja otsime jälle Marjamaa valla aasta isa kandidaati. Ja 20. oktoobriks tuleb siis esitada ettepanekud vallavalitsusele. Kas sellele peaks ka nagu eelnõu tegema, et see üritus ära võtta nagu üldse või kuidas seda saaks, et väga, meil on üks ainukesi valdasid, eks ole, kes selle asjaga toimetab. No Rapla, teisega. Ma räägime, siin on, ma ei räägi Rapla maakonnast. Ma räägin üleüldisest situatsioonist, et see ajab rahva lihtsalt niivõrd keema. Eks ole, abikaasa teeb teise abikaasele, tema nüüd aasta isa, teine teeb, et sina nüüd aasta ema. Tegelikult vaadake, on ju nii. Ma ütlesin, viimased aastad nüüd ei ole sellist abikaasade vahelist tegemist olnud kindlasti mitte. Et jah, selliseid situatsioone tuleb ette, aga ma ütleks, et viimastel aastatel meil on ikka päris kõva rebili meile olnud nii emade kui isade tegelikult see on kõige produktiivsem isa tiit. Ma võib-olla kommenteeriksin, et tegelikult see on olnud juba tänaseks pikk traditsioon ja ta on kenasti läinud, et nii nagu me ühiskonnana oleme väljamaks muutunud, on kommentaare alati, aga kui me oleme selle perega seal koos üritusel või pärast suhenud, siis on oldud ikkagi liigutatud ja meil on emad ja meil on isad ja austame neid. Olekki rõõmus arv. Peaasi kogukonda liidu ja aeta lihtsalt sellega. No kogukonda saab täna vist kõigega liidu ajada. Selle vastu me ei saa, aga ma arvan, et jääme ise endale kindlaks ja peame ilusaid asju auses. Lepime kogu aeg, kui te jääte muresse, et enam ei ole, siis lõpetame ära. Ja, siis lõpetame ära, kui hakkavad korduma juba. Mitte korduma või? Aga väga tore on see, et väga paljudel aga on kordi, kui esitavad lapsed oma emade või isade kohta, et see on nagu hästi siiras ja südamlik alati. Oota, mul üks küsimus veel selle kohta, et mitu korda saab aasta ise olla? Kas meil on kuskil mingisugune niisugune põhikirg olemas? Esimest korda saada, siis... Ei, ma mõtlen, millal me saame kustuma hakata, nagu et rohkem ei saa, eks ole? Vallavalitsus kindlasti nende tiitlite määramisel arvestab sellega, kas ta on eelnevalt saanud ja... Aga kui ei ole enam kedagi, näiteks Aare tahab jälle saada. No siis võib ka see aasta räägida. Et ärme lähe isiklikuks, et nii kaua kui meil on maailm kestab, nii kaua sünnivad tüdrukud ja poisid, kellest saavad kunagi emad ja isad. Ja kui keegi otsustab mingit nuppu vajutada, siis lõpeb jah see maailm ära. Aga loodame parimat ja loodame, et sünnib poisse ja sünnib tüdrukuid ja neid saavad emad ja isad, kes seda soovivad. Ma vastan su küsimusele. Ei. Täna esimene punkt toetust ei anna, siis ei tule. Et jälle täpsustan, esimene punkt ei otsustatud, toetust ei anna, vaid antakse, aga tingimustega. Ja pannakse menetluste ja eelnõu tuleb. Volikogu muutub... Kes lõpuks peale jääb, kas küsime veel küsimusi või? Aga selle tiitli väljaandmisel meil on 2 toredat sündmust aastas emadepäeva eel ja isadepäeva eel, kui me jagame lusikaid siis meie uutele ilmakodanikele, et see aasta nüüd see toimub siis 9.
8. toimub ja praegult on nimekirjas 25 last, 15 poissi ja 10 tüdrukut, siis poole aasta tusikasaajad. Üks, parem. Nii, ja viimane slaid, enne kui ma tänan teid, on meil täna niisugune valimiste nädal on ja meie valimisjaoskond number 1 kõrval platsil on selline tore näitus Eesti Sõjamuuseum ratastel, kes on käinud üle erinevates Eesti paikades, on olnud ka meil Kivi-Vigala kooli juures, see näitab sealt meie valla rahvamaja juurde ka saime, et kuni 30. oktoobrini saab seda näitust näha ja seal stende lugeda sees on ka asjad, relvad, mudelid meie rahvamaja kõrvalt on. Üldjuhul on avatud 8-st 5-ni esmaspäevast pühapäevani, kui õhtul on uksed lahti, siis võib sinna sisse kaema minna. Näitus on, külastamine on tasuta ja olge head. Ma tean, et Märjamaa gümnaasium on käinud Vana-Vigala või Kivi-Vigala põhikoolis, kiideti nii lapsevanemate kui laste poolt, et väga tore sündmus ja võib öelda, et see on Vabaduse väljakul on samamoodi sama näitus olnud, mis me siis oma keskväljakule oleme saanud. Nii, aga mina lõpetan, tänan teid hea meeldiva koostöö eest ja soovin kõikidele edu ja kordaminekuid ja näeme juba uutes situatsioonides. Aitäh! Aga info all või? Nii, aitäh, valdavanemale. Nii, olemegi jõudnud selle koostöö kõige viimase infopunktini ja Andres, sõna on sinu. Mul on 3 küsimust, alustan esimesest siis. Et esimene küsimus on Urmasele. Jah. Et sina on meie tubli volikogu aseesimees olnud ametnikuna, nüüd sul on õigustatud ootus hüvitisele, ma loodan. Või sa ise loodad sellele. Aga küsimus on hoopis selline, et palun ütle 3 asja, et mis sa selle 4 aasta jooksul siis Märjamaa valla arenguks oled korda saanud? Väga palju asju. Kõik asju, mida me oleme siin otsustanud, kõik oleme ka ellu viinud. Ja loomulikult, kui sa viid aseesimehe kohta, siis tegelikult, eks ole, minu situatsioon on olnud ka valda esindada nii linnade valdade liidus kui ka siis rahva roll, seal omavalitsuste liidus. Ja nii ongi. Ega üksi ma ei saa midagi otsustada. Aitäh. Siis teine küsimus on automorile. Et mis sinu 3 asja on, mis nagu meelde on jäänud sellest ilusast 4 aastast? Mis mul meelde jäänud on, volikogu esimehe töö ei ole lihtne. Väga raske on olla kõige noorem ja ohjata volikogu. Vahepeal on õpilaste ees lihtsam. Tegelikult enam on õpilaste ees lihtsam. Ja seda, et tegelikult me toimub vallas väga lahedaid asju, kuhu muidu polekski jõudnud, kui tänu sellele, et see amet mul oli. Ma ei tea. Ja aitäh sulle, sest oled ikkagi nende küsimuste eest, sest kui siin polnud, siis oleks küsida. Aitäh sulle. Ja Triinule ka siis üks küsimus. Ütle sina vähemalt siis. Volikogu mehed kõik keerutud. Ütle sina siis palun 3 asja, mis tõesti nagu 4 aasta jooksul olen süda põksub sees, et on ära teinud. Ma arvan, et neid on isegi rohkem kui 3. No ütle 3 eredat. 3 eredat asja. Et me oleme valda saanud nii palju kaasrahastust juurde. Me oleme teinud kaasrahastusega Tammitee Välja tänava, mis on aastaid olnud murelapseks nii ettevõtluspiirkondadel kui ka kõnniteede taristuna. Me oleme algatanud Kasti-Orgita lasteaia projekteerimise, mis me oleme seal aastatest, kui teate, teinud jupiti seda. Kahju, et me nüüd jõudsime tõdemuseni, et see jupitamine ei vii sellisele tulemuseni. Me oleme algatanud selle projekteerimise. Me oleme koos vallavalitsusega, see võib-olla ei paista kaugem nagu välja, et
teinud vallavalitsuse meeskonna ja muutnud ka teie abiga vallavalitsuse struktuuri, viinud vallavalitsuse sisemise töökorralduse ütleks, et lihtsamaks ja jälgitavamaks meie eelnõus, mis jõuavad nii volikogusse kui vallavalitsusse, käivad meil läbi dokumendi haldussüsteemi, keegi ei pea ükshaaval neid kuskile meili peale vallavalitsuse liikmetele saab, kooskõlastusringid on meil Amforas ehk dokumendi haldussüsteemis. Me oleme sellest aastast toonud siis avalduste menetluse uuele tasemele. Praegu kui käib juurutamine, väikesed tagasilöögid mõnede avaldustega on meil selles fokusüsteem. Artkis, mida me oleme ka volikogu või majanduskomisjonis arutanud, see on meil arendamisel. Jah, meil ei ole kõikidele, meil ei ole seda nii-öelda vallavalitsuse struktuuri, me oleme ta nii õhukeseks täna lihvinud, et kõik tegelevad kõigiga. Et meil kindlasti on seal veel arenguruumi, et me oma turunduse teema, meie visualiseerimine tänases sai üles meie kodulehele Veera programmiga, seesama siis eelarve visualiseerimine. Et ma natukene tahaksin ettepanekut teha seda kuskile paremasse kohta panna, et praegu ta on leitav sealt eelarve alt nagu kered alla kerima, et aga sellega me tegeleme, et meil on nagu võimalus abivahenditega, ehkki ma ütlen, et need on ühteviisi natukene kulusid juures, aga nad teevad töö lihtsamaks, teevad läbipaistvamaks vallakodanikele. Ja no mis kõige suurem ikkagi, mitte kõige suurem, aga mis on veel edasi, see perioodiks on kogu see riigi infosüsteemi ameti teema, mis hakkavad, ka puudutab meie allasutusi, on see infoturve ja kõik see. Ja see, mis on kriiside teema ja kuhu me nagu kriisidega me ei ole võib-olla vallas selles mõttes jõudnud veel väga kaugele, aga millega tuleb kindlasti edasi minna, on meie turvalisus ja kriisispetsialisti ametikoht tuleb, kes iganes siin laua taga siis tulevikus on, et olge head, toetage seda, et sellega tuleb edasi minna. Riigi poolt on tulnud nii palju uusi ülesandeid sellega peale, mis tuleb kohustused täita. Et täna olen mina nendega tegelenud, ühe määruse pean veel nüüd järgmine peal valitsusse tooma, et saaks hädaolukorra seadusele vastavaks meie vahel. Aitäh sellest, et mina tean sind ka, sest et mina olen sinuga hakkama saanud. Nii Vilju. Täpselt samuti ka volikogu esimehe kõigiga on hakkama saanud. Et ei ole probleem. Ainukene etteheide võib-olla, et on see, et me endiselt volikogu lauatagused inimesed ja ametnikud nagu kaugeneme üksteisest, et tegelikult oleks vaja siin mingit sidustegevust, et see asi nagu läheks nagu kuidagi sujuvamalt, et peaksime koos parendama seda valda, mitte niimoodi, et volikogu siin mõmmiseb oma lauataga, kes üldse suud lahti teeb ja siis vallavalitsus urgitseb vallamajas, et näe, volikogu on need ja need, et muudkui torgivad ja sunnivad meid. Et tegelikult peaks see koostöös käima ühes sünergias, et tegelikult peaks sellega järgmine tsükkel ikka tõsiselt vaja nägema, sest see tsükkel ei teinud mitte midagi. Ma ei oska nagu öelda selles mõttes, et siin on alati vastastikune, et üksteise lugupidamine ja sellest algab kõik. Et ma ütlen, praegult on meil ikkagi opositsioon ja koalitsioon. Koalitsiooni liikmete koostöö, miks meil koalitsiooni poolt, ma julgen öelda, et ei tule sul siin küsimusi ja ongi hääletam, sest me teeme selle töö koalitsiooni koosolekutele. Kahjuks ei jah välja selliselt võib-olla nendele liikmetele, kes sinna pole seni kuulunud, ei tundu, aga me teeme seda tööd ja käime regulaarselt koos. Ei, see koalitsioon on tubli, nad vähemalt ütlevad tere ja räägivad. Kõik on suu lahti. Siin üks koosseis on niimoodi, et üks mees tegi 4 aastast ühe korra suu lahti, siis ka kogemata läbi üle võtta tere. Jah, aga see hakkab kõik inimestest, tema kodust, tema lugupidamisest ja väärikusest, kui me ei solva üksteist. Ma ütlen ausalt, et kui ma esimesel volikogu istungil, ka sinu allkiri oli seal paberi all, mis toimus see väljaütlemine, see oli ikka tõsine sopaloopimine minu suunas.
päriselt, lugege seda kirja. Et kas teile meeldiks niimoodi tulla tööle? Ei meeldi. Et olgem lugupidavad üksteise vastu. Seda me räägime. Meil on kõigil oma pere. Olge siis lugupidavad. Suhtuge siis opositsiooniga lugupidavad. Aga ma ütlen, et kas on olnud opositsiooni liikmetest kellega ma ei ole suhelnud, kui on mulle helistatud või ma ei ole vastu võtnud või ma ei ole meilile vastanud või... Ei, suhtlemine on üks asi, aga teine asi on see ignoreerimine selles mõttes, et jah, et me võime suhelda öelda ja, aga tegelikult mitte midagi. Tegelikult 4 aasta jooksul kõik meie eelnõud on... Kas te lubate ma sekku vahele? Päris lõpuks veel arveid ei hakka. Ma tahtsin lihtsalt Triinu sellele ülevaatele lisada natukene juurde, et kui jah, ma arvan, et me võime rääkida ka ikkagi sellest kogu 4-aastasest perioodist, kus meil on siin olnud ka täitevvõimu sees vahetusi ja nii edasi, et kui me räägime investeeringutest, et mida siis on tehtud, et siin sai teid räägitud, ilmselt Triin unustas ka veel Metsanurga tänava koos sadeveesüsteemiga ja kui me mõtleme selle valdkonna peale, et kes on seda juhtinud, siis kõiki neid investeeringuid, kaasa arvatud siis selle toetusrahas taotlemine, siis seda on teinud teedespetsialist, kelle suunas nagu siis täna siin kriitikat kuuldus. Loomulikult alati saab paremini. See ei ole nagu küsimus, aga me peaksime nagu nägema kõigepealt seda, et mida see inimene on nii-öelda kasulikku teinud ja rääkima siis võib-olla pärast ja seda võib-olla selle inimese juuresolekul siis tema vajakajäämistest või puudustest, et jah, ja lõpuks ma ütlen, et sealt see hakkabki, nagu Triin siis ütles, et omavaheline suhtlus ja viisakus eelkõige, seda toonitas ka viimasel sellisel Raplamaa arengukonverentsil või seminar, mis ta oli, siis kus ka Andres ise sa olid ettevõtja, kunagine nii-öelda imelaps Hansapangas. Aidake nüüd see nime öelda. Kui tuleb meelde, ma ütlen välja. No, Andres kindlasti teab, et... Ei tule nimi ka meelde. Et sellest võiks nagu alata, jah, et siis lähevad need suhted ka paika paremini. Ma üks Andres ütlen, vaat see sinu ettepanek teenuse mõisa kasutamise andis nagu võtsime vastu ja me ikkagi oleme teinud. Ma olen teile südamest tänud ja külarahvas on kõik tänud. Jaa, nii et me päris ikkagi oleme teinud päris taga. Peale selle ei ole sellepärast, et sellel hulgaliselt ringlitel oli suu parasjagu ringlit täis selle. Kuna meil on natukene aega, siis ma tahan tegelikult aseesimehena siis tänada volikogu liikmeid. Kes on vanad olijad, siis tegelikult sellist rahulikku volikogu pole olnud, ma ei tea, mis aegadest. Kes arvab, et see hirmus volikogu, siis meenutame 2017-2021, eks ole, mis siis toimus. Umbusaldame otsa, eks ole. Ja täna ma leian küll seda, et me oleme tegelikult väga rahumeelselt hakkama saanud. Minul meeldib ka nokkida üksteise kallal. See on väga lahe ju. Aga kui me oleme tänava peal, siis oleme kõik sõbrad, eks ole. Ega me oleme täna siin ka sõbrad ju. Koosoleku aaber käib, siis on kohe sõbrad. Aga lihtsalt ja loomulikult majanduskomisjonis, mis on tõesti väga, muidugi kõik komisjonid on olulised, aga me saame ikkagi väga palju asju, kui oleme paika saanud ja see kõik on väga tore olnud, nii et ma tänan teid ka selle ja kusjuures see on ainukene komisjon, vist on ainuke komisjon, kus on ainult tõesti volikogu liikmed või mujal ka ma tõesti ei ole vaadanud neid liikmeid. Revision on ka jah, et see selleks. Aga te olite ägedad ja peame vastu. Aitäh! Nii, kas on veel sõna soovijaid? Palun. Mul on üks ettepanek vallavalitsusele, et kui me selle lasteaia köögi suhtes, Tallinn, Pärnu, Rapla on väga suured probleemid on, et selle lastele toiduveoga, et see ei toimi absoluutselt. Et kui Märjamaal praegu hakata nüüd seda koolisöökast vedama, see on praegu 100 last nimekirjas, et see ei toimi. Et mina arvan, sinna tuleks ikkagi projekteerida ka sisse köök. Hiljem on see juba ju keeruline, et praegu tuleks seda teha, ma arvan.
võimatu. Ja, on juurde pärast. No, tähendab võimatu, jah, ma mõtlengi, et aga praegu tegelikult tuleks seda tehaseks, et teiste nagu näitel on see näha, et see ei toimi see toiduvedu. Ja seal on teine nüanss on see, et lihtsalt kui täna tullakse selle jutuga, et koolisöökla on liiga väike selleks, et tervet valda teenindada, siis selles vaates, et sinna teha sellise võimekusega köök nii-öelda orgitale, siis, mis suudaks siis tervet valda teenindada, siis oleks see teine tema veel. Ja nii suurt, jah. Meil pole lapsi, kellel lihtsalt laste üldse tegema. Nii, aga me valmis vallavalt. No kui läks kiitmiseks, siis mina kiidaks sotsiaalkomisjoni esimehena oma liikmeid. Kui peale volikogu valimisi kuulutati välja, kes missuguses komisjonis tahab olla, siis ma ausalt öelda, mul süda värises ja ei olnudki ausalt öelda tahted sinna volikogu poolt. Meid oli lõpuks 3 volikogu liiget, aga me leidsime väga tublid, toredad ja asjatundlikud inimesed ja kus meie töö tegelikult laabus väga hästi. Nii et ma olen väga tänulik nende inimestele, kes ikkagi võtsid vaevaks ja osalesid. Suured tänu. Kas on veel? Ma vastan Jannole, et me tegelikult hariduskomisjonis seda küsimust arutasime, seda sööginõudu. Et võib olla hoopis pillepallakut tegema või lappi. Ei, no praegu see veel ei ole ju ära otsustada. Nii. Ma panen prillid ette, ma tegin ühte küsimust, ma olen kirjutanud. Palun. Küsimus lihtne, et gümnaasiumis pidi lõpetajad saama 1 euroga lõunat süüa. Teistes kohtades pidid kallimad kõik olema lõunad, et mis kokkuleppe sees olema. See ei ole salajane. See on hanke tulemus. See oli hanke tulemus, jah. Ei, ülejäänud ei ole hange. Jah, see oli hankes oli sisse pandud toitlustamine nii õpilastele kui õpetajatele ja hanke tulemusena. Jah, et see tuleneb sellest. Sest et teised kõik maksuvad. Teistel on ka hankeid ei ole sellisena välja arvatud vana Vigalas puhul on siin hankega veel teema, aga teistel on arvestatud siis ikkagi selle koolisöökla või haridusasutuse söökla põhised hinnad. Ja siis teine asi, võib-olla sa hakkad üks asi nimetada. Vello Veterpool olete maksnud 12 500 miljonit. Mis kana selle? Jah, sellega on tegemist omandireformi teema. Pikk saaga välja on talle jõudnud täna 2 vaidlust. Üks on ringkonnakohtu tasandil, üks on lõppenud. Nii et tegemist on Sipas asuva väga hea tervis. Väga hea tervis juures papi, mina ütleksin, tema elab meil kõiki välja. Mina omal ajal käisin tema käest raha veel pressis. No, ütleme sellest, täna on jah, et 21 aasta vanune saaga, mis on siis täna jõudnud faasi, kus erastamistoimingu täna teha seaduse ei luba, ta nõuab ikkagi erastamistoimingute tegemist, samas on tal ka omandiõigus kinnitavad dokumendid puudulikud, aga ütleme 21 aastat, mida kohus, sellepärast, et kohus ütles 21 aastat on liiga pikk menetlusaeg. Meil on tegelikult enamus on tema esindaja kulud. Meil on 4000 oli tegelikult see, mis oli kohtu poolt selle venitamise nõue, aga lisandusid esinduskulud, Veterpoolu esindaja kulud, et see teeb meile suuremaks, aga ma ütlen, et meil on jah, üks samase erastamise menetluse lõpetamine on veel ringkonnakohtus, aasta lõpuks võib-olla saame sealt ka vastuse, et täna jah, et 21 aastat tõesti pikk aeg. Ma ei oska ütelda, siin on olnud väga erinevad omavalitsused, alates Loodnast, tegemist on ju Loodna vallavalitsuses alustatud erastamismenetlusega, mis on jõudnud täna siis meieni ja täna peabki lõpu saama, sest ütleme, kõik tähtad on lõhki, aga jah. Erki Raasuke oli selle mehe nimi, kes mul meelde ei tulnud. Nii, kas on veel? Ära enam prille pane. Minu kord, aitäh volikogule, aitäh vallavalitsusele, ametnikele, eks me tegime natuke tüli ka.
tõesti, selles mõttes oli väga tore olla volikogu esimees sellises volikogus, kus tegelikult täis kõik töiselt, natuke nokiti, aga tegelikult saame hästi läbi. Ma soovin kõigile edu, kes kandideerivad ja kes ei kandideeri, kõigile siis kohtume mõnes muus situatsioonis, nii nagu vallavanem ütles. Mul on nüüd au Märjamaa vallavolikogu teise koosseisu viimane istung lõpuks kuulutada. Ja nüüd on alanud sünd.